Tere tulemast tagasi. Mina olen Julia Abram ja sa kuulad Eesti 100 loomaarsti. Tänane külaline on väga muljet avaldava juhtimiskogemusega. Ta on olnud õppetooli juhataja, haridusminister, Võrumaa Kutsehariduskeskuse direktor, Võru maavanem, Riigikogu liige, 4 korda rektor. Ja nüüd on ta leidnud taas tee Riigikokku. Just nimelt. Tänane külaline teab, kuidas juhtida ja ta jagab neid kogemusi ka teiega. Ja loomulikult saame teada ka, mis on tema 3 õpetussõna, mis ta kodunt kaasa sai ja mis aitasid tal elust läbi minna. Täna on külas Riigikogu liige Mait Klaassen. Tere, Mait! Tere, Julia! Sinu vanemad olid ka loomaarstid. Kuidas see mõjus sinu kujunemist lapsena ja järgnevas elus? Ja kui vaatame niimoodi just sellist vanust, mis kohe nagu enne 10. eluaastat, mis mõju nendel oli? No ma arvan, et see vanemate mõju oli kindlasti päris suur ja miks see võib-olla oli niimoodi, oli nõnda, et ega mina ei ole päevagi üheski lasteaias käinud ja tol ajal oligi lasteaedu vähe ja ega poiskest polnud ju kuhugi panna ja siis ta emba-kumbaga võeti kaasa siis väljasõitudele või ta pidi vanema õiga üksinda kodus olema või siis suveks saadeti pikaks ajaks maale vanaema juurde, kus olid ka jällegi mõlema vanaema pool olid loomad, kellega tuli tegeleda, aga see kaasas käimine oli, suviti oli see eriti vahva päris pisikese poisina, sest siis ei olnud loomaarstidel ju igal ühel oma autot tähendab ja oli ka 750 mootorratas isal ja siis selles korvis on saanud väga palju sõita just loomade juurde ja teed olid toona väga halvad ja siis kui muud enam üle jäänud, siis isa tõstis korviratta õhku ja sõitis siis soolorataste peal ja siis ei põrutanud poissi päris ära, aga jah, pisikese poisina veeti mind seal kaasas ja siis vanemana siis sai juba Villise isa ja võttis jällegi väljasõitudele mind kaasa ja pani mind siis 7-aastaselt esimest korda rooli ja mida aasta edasi, seda rohkem ma seda rooli sain seal katsuda väljasõitudel ja hirmsasti ootasin just neid ja võib-olla see oligi see põhjus, miks pärast ma loomaarstiks soovisin hakata, sest esiteks loomad mulle meeldisid ja teiseks mulle õudselt meeldis väikse poisina sõita ja pärast muidugi isa kasutas seda kurjast ära, sest toona oli loomaarste vähe ja näiteks isa, kui ta tööle asus, siis tema tööpiirkond algas peale Välgist ja lõppes ära ühtepidi Luunja taha ja teistpidi oli kuskil laevakandis. See oli tema Kobratu vettjaoskonna tööpiirkond. Loomaarst oli hästi vähe ja transporti ei olnud ja see oli pikk ja vaevaline see loomaarsti töö, et see väljasõidud kestsid ikka päris kaua. Nii et sealt see algas ja ema oli ka loomaarst, ema oli rohkem niisuguse paberitöö peal, aga päris algusest oli ka linnas oli mingi loomaarsti punkt, see oli veel Vaksali tänavas ja vaat seal raviti ka teatud mõttes väikeloomi, nii palju kuivõrd toona neid üldse raviti, aga vaktsineerimised need käisid siis sealt tema kaudu, aga hiljem ta töötas loomhaigustõrjejaamas, kus ta siis nagu ka oma karjääri lõpetas pensionile minekuga. Ja pensionile minekule siis peavetarst Ülo Puusepp ütles, et tead, Helju, et sa ei kannata kahesuguseid inimesi. Ta ütles seda küll hästi rumalasti veel, et sa ei kannata laisku ja lolli, aga nii ei või tegelikult öelda, aga tegelikult oligi nii, et ema oli niisugune hästi töökas ja ajas isa ka taga kogu aeg, et see kõik aruanded õigele ära teeks, sest tema pidi need aruanded kokku korjama ja sellest oli kõige suuremad tülid peres, et isa ei viitsinud neid
aruandeid teha, ahtrusaruanded ja muud taolised ja vaktsineerimised ja värgid ja uuringud. Nii et jah, ma olen nagu kõrvuni kogu aeg selles sees olnud ja võib öelda, et üles kasvanud loomaarsti autos tegelikult. Kas sul üldse oli mingisuguseid mõtteid või valikut midagi muud proovida peale veterinaaria või see oli niisugune kindel värk? Ei ta nüüd nii kindel ka ei olnud, valik oli kindlasti inseneeria teise valikuna. Sellepärast, et matemaatika oli mulle hästi südamelähedane ja noh, tegelemine igasuguse tehnikaga oli niisugune nagu, kuidas öelda, jumalast antud, et ega mind keegi ei õpetanud seda, aga kuna isa kõrvalt tuli tookord ka ise kõiki autosid remontida, siis see oli juba väga tuttav töö mulle ja et inseneri õpingud oleksid olnud nagu teine valik kindlasti. Ja ma ei tea, miks ma valisin vetti, tõenäoliselt ikkagi selle vanemate mõjutuse ja selle pärast. Aga astudes veterinaarmeditsiini erialale, tookord oli siis tegemist Põllumajandusakadeemiaga, eks ole. Et kas olid ka mingid teatavad ootused sinu suhtes, sest et sa tuled juba selles mõttes loomaarstide sellisest perest, et eeldati, et sa saadki nagu paremini hakkama või lasti sul rahulikult oma tempos kulgeda? Mis seal ootusi polnud midagi, tähendab, pigem oli olukord vastupidi, et eeldati, et ma tean seda ja meil oli üks vahva, tore, legendaarne õppejõud, professor Tehver ja siis tema alati noris nende loomaarsti lastega ja siis tal oli niisugune omapärane keelepruuk ja kui ta siis ütles ükskord minule, kui tuli Eesti mingi kultuurientsüklopeedia või midagi taolist tuli välja ja siis ta küsis mu käest, et vabandage, üliõpilane klaassi, kas teie olete juba endale ostnud selle entsüklopeedia? Ma ütlesin, et lugupeetud professor, et mul ei ole selleks vahendeid või raha, et seda osta ja noh, eks ma seal kuidagi keerutasin ennast välja ja siis ta veel toonitas, et te olete kultuursete vanemate laps ja sest ta oli õpetatud ka isa ja ema. Aga siis üks 15 aastat hiljem võib-olla, kui ma ükskord viisin teda koju ühelt olengult, siis lugupeetud professor küsis uuesti, et vabandage kolleeg Klaassen, siis ma olin kolleeg talle juba, kas te olete juba ostnud endale selle entsüklopeedia ja ma pidin tõesti punastades mainima, et ei ole ega kavatsegi seda teha. Aga kus tal oli mälu, kus tal oli kõik meeles, siis ei olnud ju ma ei kujuta ette, mis märkmikku ta selle üles kirjutas, tõenäoliselt oli ikka meeles. See pidi ikkagi ilmselt meeles olema, sest et ma lihtsalt ei kujuta ette, kuidas sa märkmikusse selle kirja paned tulevaks, et kui ükskord Klaassen mind olengult koju viib, siis ma esitan talle selle küsimuse. No seekord oli üldse või toona oli üldse niimoodi, et ega ju niisuguseid andmebaase ja niisuguseid andmeotsinguid nagu täna see on võimalik, neid polnud keegi osanud unistadagi nendest veel, sest siis käis ikka paberi ja pliiatsiga kõik ja kustutuskummiga. Ja kui ma nüüd tuletan meelde, et meil oli teaduskonnas üks sekretär, proua Paim oli ja siis tema teadis pea kõikide üliõpilaste kõiki hindeid, ta muidugi kandis need, täitis ka siis õpinguraamatud ära käsikirjaliselt muuseas. Ei olnud trükkimasinaid, vaid ilusti hästi, see käekiri nüüd ütleme esimeses klassis oleks saanud tõenäoliselt kirjatehnikas nii nagu professor Tehveri omaaegne emakeele hinne oli, et vaevalt tuleb toime. Et umbes õudse käekirjaga, aga kõik oli täidetud käsitsi. Ja kui sa läksid dekanaati Paimi juurde, siis oli niimoodi, et ta teadis kogu su suguvõsa, ma ei tea mitmendast põlvest peale, ta teadis kõiki su lapsi, kõiki suhteid. Mina ei tea, kus ta selle kõik ammutas.
aga kõik oli tal teada. Nii et ei olnud üldse mingid andmekandjad ega elektronarvutid vaja ega midagi. Kõik tuli. Kui palju neid tudengeid võis olla sellel ajal ülikoolis? No just veterinaaria peal. No meil oli ju niimoodi, et meid ametlikult võeti vastu kas 25 või 30. Vahepeal, kui tekkis põud või nagu arvati, et tekib põud, siis võeti veidi rohkem. Aga ma pean kohe ütlema juurde, et oli ka venekeelne kursus sama suur, mis siis koostati üle Nõukogude Liidu erinevatest liiduvabariikidest siis üliõpilaskandidaatidesse sõelumise järgi või õigemini need kohad anti neile nagu kätte, et saatke mõni üliõpilane siia. Neid oli igalt poolt üle terve Nõukogude Liidu, see oli sama suur kursus. Nii et kokku oli kuskil 50 oli ta ametlikult, tegelikult võeti natukene rohkem, mõni üliõpilane rohkem vastu, selleks, et ega see väljalangevus oli ka siis probleem, aga välja ei langetud mitte sellepärast niivõrd, et oleks olnud kas mingid närvisüsteemi häired või mingid muud, aga välja langeti sellepärast, et ei viitsitud alati õppida ja siis need said üsna kiiresti ära puhastatud ja kui esimese kursuse ära lõpetasid ja histoloogia ära tegid, siis võisid öelda seda, et nüüd võib rahulikult minna lõpuni välja. Aga siis oligi enam kursus välja kujunenud. Mis olid need kõige raskemad väljakutsed õpingute seisukohast, et mis õppealad olid need, mis lisaks histoloogiale, mis tekitasid tudengites tunde, et ei lähe edasi? No tegelikult histoloogia oli muidugi see põhi, mis oli nagu põhisõel. Anatoomia ei olnud raske, seepärast, et seda oli küllalt pikalt, see sai kenasti selgeks, aga mis oli nagu väga tõsine väljakutse, oli episootoloogia, kuna seal ei saanud alati selle õppejõu mõttelaadist aru, ta oli omal ajal teises maailmasõjas olnud siis veterinaarpolkovnik või igal juhul sellel ajal, kui ta meile õpetas, oli tal polkovnik ja polkovniku kraad ja nõnda teda ka kutsuti. Temast ei saadud aru, see oli üsna raske aine. Ja siis muidugi üks, mis sai paljudele komistuskiviks, aga mitte pahas mõttes, aga korduveksamite mõttes oli sünnitusabi. Sest kui sa sünnitusabis ei teadnud midagi, siis sina lihtsalt ei saanudki läbi ja oligi punkt sellega. Nii kaua käisid, kuni tegid selle asja endale selgeks ja vastasid mitte rahuldavale, vaid vastasid nii ära, et loom ellu jääb, kui sa talle ligi lähed. Et seal on Kas sa mäletad, kes see õppejõud oli siis? No ma arvan, et kõik mäletavad seda, kui Mihkel Jalakas. Ma just mõtlesin, et mulle tundub lihtsalt utoopiline see, kui mitu põlve loomaarste on just Mihkel Jalaka käelt niimoodi läbi käinud. Ja mulle tundus, et ma nagu ei kujutanud ette, et ta võib-olla nii vana on, et ta sind ka oleks saanud õpetada. Temaga läks nüüd nõnda, et kuna tema eelkäija lihtsalt lahkus manalateele suhteliselt noore mehena, siis Mihkel sai kah noore mehena selle õpetamise kätte. Nõnda nagu minagi ju hakkasin õpetama kohe pärast ülikooli lõppu. Aga Mihkel oli ka noore mehena alustanud seda teed ja Mihkel Jalakaga oli see tore lugu, et minul oli üks terviserike sel ajal, kui sünnitusabi õpetati sellel semestril ja ma olin 6 aega ära õppetöölt ja ma ei saanud praksides kõigis käia. Aga leppisime Mihkel Jalakaga kokku, siis ta oli vist vanem õpetaja, et ta lubab mind ikkagi eksamile, aga tema tingimustel. Aga need tingimused olid seda, et sellised, et ma läksin eksamile, paberitega piletit mulle ei antud, see piletipakk oli tema käes laua peal ja ettevalmistusaega ka ei antud, vaid ta hakkas lihtsalt igast piletist küsis ühe küsimuse.
ja niimoodi käisime terve selle paki pileteid läbi. Ja kuna ta sai kõigile vastused kätte, siis ütles 5 ja kandis selle kenasti õpinguraamatusse sisse. Nii et mina olen niimoodi teinud sünnitusabi eksamit, aga see oli jah niimoodi, et kui sa ei teadnud, siis ta saatis ju tagasi. Sa võisid käia 2 korda, 5 korda, mis iganes number see oli. Senikaua käisid, kui ära õppisid, kui sa tahtsid ikka tegelikult ka vetti lõpetada. Et seal ei olnud niimoodi, et sa pidid kohe, no oli muidugi teatud aeg, kui pidi protokolli ära andma, eksami protokolli, aga me tavaliselt, õppejõud tavaliselt venitasid, seda ei tohi nüüd muidugi reklaamida, aga õppejõud tavaliselt venitasid seda protokolli ära andmisega võimalikult kaua, et noh, kõik saaksid ikkagi käia nii mitu korda, kui neil vaja siis oli, et iga kord ei saanud ju seda hinet kätte ja see on mitte paha pärast käimine, vaid see põhimõte, mis meil toona oli, et kui sa lähed elus organismile juurde või piltlikult öeldes kallale, siis sa ei oma suurt eksimisruumi, vaid sa pead teadma, mida sa teed, aga see tähendab seda, et sa pead selle asja olema ära õppinud. Ja see oli see põhjus, miks me lasime neil nii mitu korda vahel käia ja mõni oli küll pahane, aga no selle eest sai selgeks jällegi. Ja sünnitusabi on väga oluline, väga tähtis aine just tollel ajal, kui põllumajandus lokkas oluliselt rohkem kui tänapäeval. No sellel ajal ju, kui me mõtleme seda, kui palju meil tegelikult oli veiseid kokku, siis neid oli ju, ütleme nii, et 1939. aastal, mida loomulikult ma ei mäleta, jumal tänatud, ma ei ole nii vana, aga siis oli neil kokku koos noorloomad ja kogu mee ja vahaga peaaegu 900 000 veist. Ja siis koloosi korra aja need hakkasid tasapisi need numbrid kukkuma, aga neid oli ikkagi kordades ja kordades rohkem, kui neid täna on. Ja seega see sünnitusabi, poegimishalvatused, ketoosid, söötmisvigadest tekkinud igasugused haigused, neid oli tohutult palju, seepärast, et kogu aeg nõuti toodangut, aga see, kuidas seda toodangut kätte saada sealt, milliste söötadega, kuidas on need õiged normid ja õige sööda kvaliteet, see oli täielik peavalu ja sellepärast ei saanud ka loomaarstid tegelikult läbi agronoomidega ja ei saanud läbi nad ka sootehnikutega, seepärast, et ühed nõudsid ainult, et see söödetakse sisse, mis nemad on tootnud, teised tahtsid toodangut saada looma teisest otsast ja siis loomaarst pidi kuidagimoodi hoidma selle lehma tervena, sest lehm oli nagu siis põhitoodangu loom ja eks sigadega oli sama lugu ja seal kõik panti aga nina ette ja kästi ära süüa, aga pärast oli loomaarst hädas sellega. Et see olid need olid selle koloosikorra rõõmud, et seal erinevad inimesed nõudsid erinevaid asju. Aga näiteks ma oma isa näitel võin teha, kui isa sai 60, siis ta kutsus enda sünnipäevale kõik endised peaagronoomid ja Mineärma koloosis ta töötas läbi elu peale selle kobratu veteoskonna juhatamise ka. Aga siis ta kutsus kõik peaagronoomid ja peasootehnikud enda sünnipäevale ja siis peasootehhnikuid sai kokku 21. Ma need agronoomide numbrid enam ei mäleta, aga tema oli ainukene läbi kogu selle aja olnud peavetarst ja nii et see näitab seda, kui pingeline tookord see asi oli, et mõned erialad vahetusid väga, väga kiiresti ja mõned inimesed vahetusid väga kiiresti. Nad ei saanud lihtsalt hakkama, sest see tootmine oli suht raske. Pärast ülikooli käisid korra Helsingis ja tulid ülikooli juurde tagasi ja sa oled sellest ajast peale olnud juhtivatel positsioonidel. Mis on need sinu isikuomadused, mis on pannud sind just sellistele juhtivatele kohtadele või mis on see huvi? Seda ma ei oska sul nüüd küll täpselt öelda. Ma ei läinud mitte päris kohe pärast lõpetamist Helsingisse, vaid ma läksin pärast kraadi kaitsmist aastaks Helsingisse, mille ma kaitsesin 89. ja 89. läksin ka ära Helsingisse.
9 aastaks ja siis tagasi tulles, siis mingil põhjusel hakati mulle pakkuma erinevaid töökohti, et alul siis kateedri juhataja professor sisehaigustes ja siis 1993. aastal siis valiti mind direktoriks. Mis on kõige huvitavam see, et ma ei ole kunagi ise küsinud ühtegi kohta, vaid näiteks rektoriks valimise puhul oli niisugune juhus, et toonane, siis oli põllumajandusminister Jaan Leetsaar tuli koos tulevase prorektori ja ka rektori Enn Helmetiga mulle üks õhtu lihtsalt ukse taha ja ütles, et kuule, meil on niisugune plaan, et äkki tuled kaasa selle plaaniga ja siis nad masseerisid mind ikka päris mitu päeva enne, kui ma sinna nõusse jäin üldse kandideerima, sest mul oli ju vastases 2 väga tugevat kandidaati, oli professor Older Sakust ja siis professor Saveli, meie oma juba istuv rektor ja no istuva rektori vastu on tegelikult suht raske kandideerida. Aga ma ei tea, kas see lõbus naeratus või entusiastlik jutt või ma ei tea, mis see selle tulemuse siis andis. Igal juhul nii see läks 1993. aastal ja alates sellest ajast tõepoolest on olnud mingisugune imelik töökohtade jada, nii et rektorist ministriks Võrumaa Kutsehariduskeskust tegema, aga seal ei lastud mul kuigi kaua olla, tähendab seal mingi 1,5 aasta pärast, siis oli vaja uut maavanemat Võrru, sest kadunud Robert Lepikson läks ära, kuna ta ei saanud, ta läks põhimõtte pärast ära, et kuna ta ei saanud haldusterritoriaalset reformi läbi viia nii, nagu ta tahtis. Ja kuna ta ei saanud seda, siis ütles, et tema enam maavanem ei ole. No, siis sai maavanemaks ja sealt Riigikokku. Ja siis Riigikogus ükskord ühel kenal päeval 2000, oli see vist 2007, tulid jällegi Maaülikooli inimesed, et kuule, et meil on rektori koht vaba, et äkki kandideerid ja no nii see läks ja siis oli 15 aastat järjest, mis on muidugi võib-olla liiga pikka aega, aga noh. Nii ta on paraku läinud. Ma ei tea põhjust. See on huvitav, sest võiks ju tegelikult niimoodi nagu aimata, aga võib-olla tõesti, nagu sa ütlesid, teatud isikuomadused. Mis on need isikuomadused, mis sa välja tooks, mis on olnud sulle väga kasuks sellel pikal teel just ka rektorina? Kasuks on olnud mõned niisugused asjad, mida on mulle õpetatud lapsest saati. Esiteks, sa ei tohi kunagi kellelegi liiga teha. Sa ei tohi kunagi kellegi peale kaevata. Seepärast, et meie ajal, kui keegi kellegi peale kaebas, siis tavaliselt see karistus oli karm ja kiire. Aga tänapäeval nagu see ei ole enam nii moodne. Aga see, mida mulle kunagi minu vanaisa, keda ma ise küll ei näinud, aga kes mu isa õpetas niimoodi, et mine läbi rahva nagu läbi rukki, aga ära ühtegi kõrt murra. Et võib-olla see on see, et sa ei tohi kellelegi haiget teha ja sa ei tohi eeldada, et keegi on pätt ja kaabakas, vaid sa pead eeldama, et kõik inimesed on head ja tavaliselt sa saad ka siis hea tulemuse ja hea vastuse. Et võib-olla see sama niisugune tolerantsus ja viha mittepidamine, jumala pärast, kui keegi peab viha, siis see kaugele küll ei jõua. Ja ma olen töötanud inimesega, kes on mulle vahel teadmata või tahtlikult küllalt haiget teinud. Aga alati tuleb andestada või osata andestada. Aga muidugi unustada ei tohi. Et need on 2 eri asja. Sa pead alati teadma oma neid piire ja nende inimeste piire, kellega sa koos töötad. Kas piiride seadmine on tulnud sul hästi välja? Erinevaid asju. Ma ei ole kunagi, võib-olla peaaegu kunagi ei ole häält tõstnud ühegi töökaaslase peale.
ma olen küll sellel kaugel nõukogude ajal ühe üliõpilase, küll ma tõepoolest tahtsin talle kere peale anda, siiamaani häbenen seda, aga ma ei teinud seda sest ma sain oma veast aru ja situatsioon oli täiesti niisugune triviaalne. Me omal ajal ju lõikasime väga palju loomi, kas ilma narkoosita või siis maandasime enne, kui me talle narkoosi või rahusti peale panime, sest rahusteid lihtsalt ei olnud niisuguseid. Ja siis meil oli tarvidus maandada üks pull ja see oli sellest seemendusjaama pull, aga need on kõik tavaliselt tonn ja sinna kanti. Aga mis see toona oli see õpetamine natukene niisugune jõulisem ja et tõmbame ta siis kenasti maha oopilaua peale, aga seal on võtmepositsioonil alati kaks isikut, üks on see, kes on siis kaela peal ja teine on see, kes esimese jala kinni suudab hoida. Muidugi läbi rõnga, aga see poiss, kes tookord sai kaela peale pandud, see lasi pea lahti. Ja nii kui see pull siis selle sarve maha sai toetatud, nii ta seal laua peal püsti oli, aga kujutad ette, kui operatsioonilaud, kenasti nahaga kõik kaetud ja siis seisab seal meetri kõrguse või natuke alla meetri, seisab tonnine pull, mis ka nõukogude ajal maksis palju ja kuidas sa ta sealt alla saad, seepärast, et põrand ei ole nii kare, et ta ei peaks libisema ja kukkuma seal ja siis pärast on hädatapp. Ja siis ma küll tahtsin sellele noormehele kere peale anda, et miks ta nii tegi ja siis ma vaatasin korraks talle otsa. Paraku pidin teda tegema ülemalt alla, sest ma olin tast oluliselt pikem ja raskem. Ja siis ma sain aru, et miks ma nii väikse poisi üldse sinna kaela peale panin, et see juba ette teades ei oleks olnud suuteline seda pulli kinni hoidma selle. Et aga muidu jah, ei ole mina tavaliselt kunagi kellegi peale karjunud ega töö juures. Muidu ma olen küll üsna äkilise loomuga, aga töö juures ma olen suutnud ennast alati vaos hoida ja inimesi tuleb osata lepitada. Nii et paraku võib-olla need on need omadused, ma ei oska seda täpsemini isegi öelda. Aga mis on see mõtteprotsess seal taga, et kui näiteks ongi olukord, kus kolleeg sind kohutavalt ärritab, et mis on see nupp, mida sa kasutad, mis suudab sul hoida ennast rahulikuna? Sest et olgem ausad, tänapäeval on päris tihti näha sellist verbaalset vägivalda ükskõik kelle kallal, eriti muidugi sotsiaalmeedias, aga just siis sinu ajal. Mis oli sinu nupp? Minu nupp on ikkagi see, et mida vanemaks sa saad ja mida kogenumaks sa saad, seda kergemini sa saad endale selle vihmavarju saasta peale panna, et sa lihtsalt ei lase seda ligi. Ja mis on nagu minu jaoks üllatav, et sageli ka väga head õppejõud ja teadlased, nad ei suuda lahendada omavahelisi probleeme. Ja kui palju kordi on olnud mul vajadus kutsuda lihtsalt mõlemad osapooled laua taha ja nad siis kokku sobitada niimoodi, et need tapid klapivad ja nad saavad edasi koos eksisteerida, edasi koos töötada. Et ma ei tea, seda asja ei ole võimalik õppida. Võib-olla õpetati meile teda salaja, kuidas käituda inimesega. Sest tookord, kui meid õpetati, siis mul eriti isa õpetas seda, et kui sa kogemata juhtub ikka loomaarstile, et loom lõpeb ära ja ka ravi käigus võib juhtuda midagi, ei pea seal maksakene ei pea vastu või midagi muud juhtub. Ja siis esimene asi, mida ta mulle õpetas, on see, et enne kui sa sealt majapidamisest lahkud või enne kui sa sealt farmist lahkud, peab selle kas siis farmi talitaja või selle omaniku meel olema rõõmus, et tema loomakene pääses parematele karjamaadele. Ja ta kutsub sind järgmise looma juurde ka tagasi. Ehk see niisugune psühholoogia
õpetamine, et sa suudad inimesi maha rahustada ja inimesi ära rahustada, see oli kuidagi nagu noorest pärast peale õpetati kogu aeg sama asja. see on Inimesed ju, said ikka juhtuda ise tervega, aga see omaniku hing on see, mis on haige. Palju jah, rohkem võib-olla üks loom ongi. et sisuliselt õpetati ikkagi suhtlemiskunsti. Ei, meil niisugust ainet ei olnud. Ei no ainena mitte, aga see suhtluskunst on väga oluline osa veterinaariast ja nüüd tekibki mõte, et aga miks ei ole seda õpetatud aine kõrvale? Sest et jällegi mulle tundub, võib-olla see on niisugune klišee ja kuulujutt, et veterinaariasse tulevad reeglina ikkagi need inimesed, kes ei taha inimestega suhelda. Ja siis mingil hetkel peaaegu viimasel kursusel või 1,5 aastat pärast seda saavad nad aru, et nende töö seisnebki valdavalt inimestega suhtlemisest. No tegelikult see probleem mitte ainult sealt jalga, tegelikult on see probleem palju sügavam ja see on terves ühiskonnas nii. Aga need, kes tulevad veterinaariat õppima või loomaarstiks õppima, need peaksid teadma ühte asja. Maailmas on olemas 3 eriala tegelikult, kes võivad ja peavad otsustama elu ja surma üle. Need on inimese arstid, need on loomaarstid ja need on kaitseväelased või sõjaväelased. Kusjuures see 3. eriala võib seda otsust teha ainult sõjaaja tingimustes ja Genfi konventsiooni silmas pidades. Muul ajal ta seda teha ei tohi, aga elu ja surma üle peavad ja on kohustatud otsustama need 2 eelnevat eriala ehk siis loomaarstid ja inimese arstid. Ja kui nüüd tänapäeval inimesed on suhteliselt niisuguses, ütleme ikkagi eraklikult üles kasvanud, sest nad suhtlevad enamasti kas mingi meedia vaheldusel ja niisugust isiklikku suhtlemist on oluliselt vähem, kui seda ennem oli. Siis ei suudeta ja ei ole ka nähtud, ütleme, niisugust maaelu tegelikkust, kus kohal ongi loomad sünnivad, loomad surevad, osadega juhtub midagi, osa konsumeeritakse ära, eks ole. Nii et nad ei ole sellega nagu kokku puutunud, nii nagu mina väikese poisina, eks ole, ma nägin loomade tapmist enne jõulu ja ainuke, keda mulle ei näidatud, on siis vasika tapmist. Seda põhimõtteliselt ei näitanud isa mulle. Aga teistel juhtudel ma olin alati juures, kui seda oli vaja teha. Ja kuidagi inimesed olid harjunud sellega ja kui kutsikad sünnivad, näiteks mõni ikka sünnib surnuna, siis sellepärast ei hakka keegi kohe hauakivi panema, vähemasti vanasti ei tehtud seda niimoodi, aga tänapäeval on ikkagi see on tohutu traagika, kui loom, kes on su pereliige tegelikult, ta oli vanasti ka pereliige, ega keegi ei pidanud mingi kurja pärast omal kassi või koera. Seda hoiti väga. Aga kui temaga midagi juhtus, siis see oli lihtsalt looduse tavaline ringkäik. Aga tänapäeval on see natukene hellem kogu see teema ja inimesed pole harjunud sellega. Ja siis ongi, siis põletakse läbi, kui on vaja ära seletada sellele omanikule seda, et see ongi loomulik, et see loom ei saanud terveks, vaid teda tuli kas eutaneerida või ta suri ise ära. Ja seda õpetada on kuidagi raske, kui sa ei ole kasvanud selles süsteemis sees, kus ongi see elu normaalne osa, sünd ja surm. Ja nii, et oma sünniga oled sina oma surma kinni maksnud. Ükskõik, milline elusorganism see on. Ja seda peaks vanemad ja vanavanemad õpetama, aga alati neid ei ole ja nendega ei elata koos. Ja siis see ongi natukene raske ja siis ollakse üksi selle oma murega. Keegi teine ei oska ka seda sulle ära seletada. Ja nii see probleem on. Aga see on kõikide asjadega, mitte ainult sünni ja surmaga, vaid see on ka näiteks töötülidega või peretülidega. Seda millegi pärast ei osata lahendada, vaid kohe löödakse uks plõmmuga kinni ja ongi valmis tehtud. Mis sa arvad, miks kas või sellistes olukordades, kus täiskasvanud inimesed ei suuda omavahel kokku leppida, et millest see tingitud on?
noh, see on ikkagi ühtepidi on see eelnev kasvatus, et kui tolerantseks on inimene kasvatatud ja kui niisuguseks noh, andestavaks. aga teine asi on see, et egod on läinud nii suureks, et mina ja maailm, aga vot seda egot, seda meil ei lastud omal ajal üleliia suureks kasvada, vaid sa pidid alati noh, ära klaarima, sest noh, ka tülid õega näiteks, kui niikuinii tuleb neid ette, kui on mitu last peres ja siis alati lõppes see vanemate pahandamisega, kui nad sellest aru said, ja siis see lõppes kallistamise ja vabandamise ja leppimisega. aga seda ma ei tea, kas ei õpetata või noh, inimesed ei suuda, ei ole tolerantsed. kõigil on ainult mina ja see mina on nii suur, et see ei mahu isegi selle naha sisse ära, milles elatakse. ja siis teised kõik peavad temaga arvestama. see ei ole nii, me elame kõik üheskoos sellel pisikesel planeedil. mis on väga pisike kuskil väga suures galaktikas. oh jah, ja meie jaoks ta jääb aina väiksemaks, sest meid tuleb aina juurde. 15 aastat rektorina on päris pikk aeg. mis sind hoidis seal nii kaua või mis oli see tegemata töö, mida sa tahtsid kogu aeg nagu ära teha, et olla veel ja teha veel? reaalselt oli muidugi üks asi on see, et need inimesed, kellega sai koos töötada, need olid niivõrd toredad ja meil oli hea kollektiiv selles mõttes, et vaata, kui sa hommikul ei lähe mitte noh, pahatujuga tööle, et nüüd ma pean sinna tööle minema, aga kui sa lähed rõõmuga tööle ja sa tead, et mida on nüüd järgmiseks on vaja veel teha ja ülikooli noh, ütleme nii, et ülikooli tehakse kogu aeg, ehitatakse kogu aeg. siis alul, kui me 93. aastal hakkasime tegema, seal ei olid ju nõukogude ajast üle tulnud ülikoolisüsteemid, siis oli situatsioon väga omapärane, et ei olnud ju reegleid ja tegelikult oli niisugune situatsioon, et me korraga ehitasime seda raudteed, mille peal sõita, siis me kehtestasime reegleid, kuidas seal sõita ja samal ajal sõitsime ka. nii et noh, tegelikult ei olnud ju mitte midagi, aga ega see protsess ei ole siiamaani seisma jäänud ja see, kes arvab seda, et ülikoolis võib olla niimoodi, et ma olen lihtsalt seal vaikselt vegeteerin, see on jumala vale koha peal, sest ülikoolis selleks, et kasvõi seista, pead sa kiiresti jooksma. aga selleks, et liikuda, pead sa väga kiiresti jooksma ja sa pead noh, kogu aeg ennast arendama ja teisi aitama kaasa ja mis on väga tähtis, millega ma nagu eriti viimastel aastatel puutusin kokku sellega, et need inimesed, kes on kuhugi jõudnud, seal võib tekkida niisugune probleem, et nad arvavad, et nad on teistest paremad. Tegelikult ei ole vahet, kas on professor või on rõivistu tädi, nad kõik on meie inimesed ja siis, kui nad kõik omavahel hästi läbi saavad, ainult siis liigub ülikool edasi. kui seal tekib tõrge ja keegi hakkab ennast teistest paremaks pidama, siis on midagi väga valesti. ja siin ma võin öelda ühe maavanemate väga suure sõbra Lennart Meri ühe lühikese repliigiga, me istusime siin minu juures Järve-Kardal, ta oli väga suur maavanemate sõber, käis ikka tihti meil külas, niisama sõitis õhtul välja, et ta ei viitsi siin Tallinnas enam olla, tuli külla. istusime siin, arutasime tähtsaid maailma asju ja arutasime seda, millised ametid on tähtsad. ja Lennart Meri ütles mulle, tead Mait, kui presidendil lossis on solgitoru umbes, siis mitte keegi ei küsi presidendi järele, kõik otsivad torumeest. ja siit see moraal, et ei ole olemas sellises suures organisatsioonis nagu ülikool tähtsamat ja vähem tähtsamat ametit, vaid on olemas kolleegid, kes kõik on ühe asja eest väljas. ja seda peaks nagu alati meeles pidama, et kui keegi tahab ennast teistest paremaks pidada, siis uskuge mind, see on ajutine. Need teised arenevad tast mööda ja vaat siis on mure majas.
kui teised on paremad, sest siis saab sellest ise ka aru, et teised on juba paremad kui tema. Ja siis on hoopis teine probleem. Nii et jah, siit see väikene tarkus. Mis on need teod, mille üle sa hästi uhke oled, nagu siiralt uhke ülikooli ajast, mis rektorina olemises? No tegelikult on kõige õigem uhkust tunda selle üle, et meil on rahvusvaheliselt väga palju edasi liigutud. Elik me oleme suutnud koondada selliseid teadlasi ja aidata selliseid teadlasi, kes on muutnud ülikooli nähtavaks. Et meil on täisakrediteering 7 aastaks rahvusvaheline ja nagu me kõik hästi mäletame, kes ülikooliga on seotud, siis meil siin mõned aastad tagasi oli väike probleem selle akrediteerimisega. Ja siis minister Reps ütles mulle, et tead Mait, et mitte keegi pole pärast 3 aastast, 7 aastast saanud. Aga me tegime selle ära ja me saime selle ja me tegime seda kõik koos, sest et me olime kõik ühe asja eest väljas. Ja see oleks nagu kõige suurem tegu, mida meeles pidada ja mille üle uhkust tunda, sest ma sain anda täiesti korras ülikooli järgmisele rektoraadile üle. Need väikesed ehitused ja niisugused parendustööd, mis on läbi aegade käinud, see on olnud igapäevatöö, sellepärast mind tööle võetigi sinna. Aga just see, et see organisatsioon kui selline on nagu ühtsena suutnud edasi minna, on kõige olulisem. Ja me saime omad reformid tehtud niimoodi, et isegi akrediteerijad küsisid, et te tegite akrediteerimise ettevalmistamise ajal ja raporti kirjutamise ajal ülikooli struktuurireformi ja see ülikooli ei jooksnud laiali. Et mitte kuskil maailmas pole see õnnestunud seda ja seda ütles selle delegatsiooni juht, seda akrediteerijate delegatsiooni juht. Et kuidas te seda tegite? No siis ma ütlesin, et kui me siis tegime, kõik koos tegime, kedagi ei saa üksikuna süüdlaseks pidada. Nii et jah, on asju, mille pärast rõõmu tunda, aga põhiline, mille pärast rõõmu tunda on just inimesed. Sest mul küll on mõned vaenlased ka, ma ei saa öelda, et ei ole üldse ilma, aga ma saan nendega ka hästi läbi. Pole hullu. Lihtsalt nad on teistmoodi mõtlevad. Ja nendest tuleb ka aru saada ja kui ei oleks konkurente, siis ei oleks ka ju sellist võistlusvaimu edasi pürgida. Absoluutselt. Ja meil on ju Tartus selles mõttes hea, et meil on 2 ülikooli, siis me kogu aeg võistleme omavahel, et kellel on paremad ja praegusel hetkel ma arvan seda, et meil on päris head šansid seal võitjaks tulla. Kuhu liigub Eesti veterinaaria? Ma arvan, et siin on nagu 2 liikumissuunda. Üks liikumissuund on see, et veterinaaria kui teenus, veterinaaria kui tegevusvaldkond muutub üha kallimaks. Ja see on tegelikult paratamatus. Kunagi, kui see oli 65. aastal, mul isa käis esimest korda Soomes. Ja siis tema oli ka sellise kohaliku loomaarstiga kokku saanud ja siis ta imestas, et need Soome loomaarstid elavad ikka nii pagana hästi. Aga siis ta oli uurinud, et miks palju ta teenus maksab. Ja see, mis numbrid nad seal välja käisid, see oli ikkagi lausa müstika juba tollel ajal meie jaoks. Ja praegu seoses sellega, et loomaarste on vähe ja neid on puudus, see teenus läheb järjest kallimaks, sest turg määrab selle hinna. See on paratamatu. Küsimus on ainult selles, et ühel hetkel võib minna see hind nii kalliks, et inimesed ei suuda seda enam taluda seda hinda ja nad ei toogi oma haigeid loomi tegelikult arstile. Ja siis tekib meil probleem. Ühekordsete haigustega, mitte nakkuslike haigustega ei ole see probleem väga suur, sest see sumbub kohe ära. Aga kui on nakkushaigustega tegemist, siis me oleme tõsise mure ees. Sest
kui nakkushaigus levima hakkab ja loomaarst ei jätku, siis osad haiguste puhul on ka inimesed ohustatud, nii et noh, paratamatu on see, et loomaarste peaks olema arvuliselt juba rohkem. Nii nagu ma siin juttu alguspool ütlesin, et meil oli vanasti kordades rohkem veiseid. Noh, ma ei räägi hobustest üldse, sest kunagi tehti ju hobustega enamus põllutöid. Tehnikat oli ju vähe ja lambanahka ja villaseid asju kanti ju ka absoluutselt igal pool ja läbi aasta lambaid oli tohutult palju rohkem. Loomaarst oli ülivähe, ka siis saadi hakkama muuseas. Aga nüüd on tekkinud terves, noh, pool veterinaariast, isegi rohkem kui pool on väikeloomad. Ja vaat neid vanasti ei olnud. Ja väikeloomameditsiin on või väikelooma meditsiin ikkagi on täna võrdne humaanmeditsiiniga oma tehnikate tehnoloogia poolest. Ja see võtab tohutult ressurssi. Inimesed peavad olema ülihea ettevalmistusega, nad peavad kogu aeg ennast täiendama ja see on natuke teistsugune veterinaaria, kui see vanasti minu ajal oli. Minu ajal oli niimoodi, et kui see kassikene ära suri või koirakene, siis turuväravasse sai järgmise. Aga täna see enam niimoodi ei ole ja püütakse siis nagu lõpuni minna raviga ja see on ülikallis. Ja see tähendab ka seda, et meil peab olema nii materiaalset ressurssi, nii infrastruktuuri näol kui ka siis inimressurssi, kes siis aitavad loomaarste, kes siis on ise arstid. Ja siin on see probleem, mida mina ei suutnud lahendada rektori ajal ja ma arvan, et järgmisel rektoril läheb ka sellega raskeks, on see sama loomaarstide arv. Et kuidas me saaksime loomaarstide lõpetajate arvu üles, see on punkt 1. Ja punkt 2, kuidas nad asuksid tööle loomaarstidena. Sest me võtame vastu ju tegelikult, kas just piisavalt, aga võtame küllalt palju vastu. Aga A, nad ei lõpeta ja B, nad ei lähe pärast lõpetamist ka tööle. Ja siin on see tegelikult see lahenduse konks, mis tegelikult minu jaoks tähendab seda, et me peaksime väga tugevat tähelepanu pöörama just selle vastuvõtu tingimustele ja et me saaksime kätte õiged inimesed õppima, kes tõepoolest oleksid siis selle keskkonnaga, milles nad tööle asuvad ja nende elukatega, kellega nad töötavad, kelle ravil nad töötavad, et nendega kõigiga tuttavad, et siis nad lõpetaksid kergemini või kindlamini ja läheksid ka kindlamini tööle. Aga täna, kui esimese verepiisa peale ikkagi laua alla kukutakse, siis see on ilmselgelt vales kohas. Nii et siin on esimene asi, mida tuleks minu arvates teha, on töötada vastuvõtu tingimustega ja teine asi on muidugi see, et vaadata, kuidas need inimesed tööle lähevad. Kas või läbi mingisuguse, ma ei tea, ma ei tahaks öelda, et see tuleks kinni maksta, see õpe, mis on tühja läinud. Sest see on nii kallis, et seda ei suudagi keegi kinni maksta tõenäoliselt. Aga mingisugused meetmed peaks tegema, et kui sa oled avaliku sektori raha eest õpet saanud, siis sina oled ka kohustatud seal töötama teatud aja. Ja niisugune kergekäeline katkestamine, see on kõige hullem. Kuidas spekuleeritakse veel kolmanda variandiga, et isegi mitte, et ma ütleks, et vastuvõtu tingimused praegult on isegi päris head. Aga küsimus on selles, et kuidas need tudengid ülikooli ajal hakkama saavad. Sest et meie ajal, kui mina õppisin, oli stipendium, mis aitas oluliselt ja tänapäeval ma saan aru, et see stipendiumite osakaal on oluliselt langenud, aga tudengid peavad töötama. Ja sa ei saa töötada ja õppida veterinaariat korraga, kui sa just ei tööta sellisel alal, kus sa pead lihtsalt istuma ja õppima. Ei, seal on muidugi erinevaid lähenemisi. Kindlasti on see hakkama saamine on üks probleem ja stipendiumi kas omamine või mitte omamine, see on ka probleem, sest meie ajal oli ka stipendiumid ja kui sa korralikult õppisid, said sa stipendiumid. Kui sa ülihästi õppisid, said sa veel paremat stipendiumit. Mina seda paremat stippi kunagi ei saanud, sest mul oli alati mingi probleem. Vaja oli ka kõike muud teha. Aga need tudengid, keda mina olen ise õpetanud,
ja kelle kursuseid ma olen ise juhendanud ja mul üks kursus on niisugune, kes käib iga aasta suvel minu juures. Tulevad siia, ütlevad mulle lihtsalt kuupäeva, mis kuupäeval nad tulevad, et kontrollivad, et äkki ma olen ma ka kodus. Ja nüüd viimati nad olid just eelmine nädalavahetus siin, oli laulu ja trall oli terve öö läbi, neil oli 31 aastat sai lõpetamisest. 92. aastal lõpetasid ja noh, kui ma vaatan seda, et noh, nemad käisid ka peaaegu kõik tööl õpingute ajal. Väga populaarne oli, siis oli vabatahtlik tuletõrje poistel, siis olid igasugused vagunite laadimised, käidi öösiti seda tegemas ja noh, õppimine ja töötamine, eks ta oleneb muidugi inimesest ka ja inimese niisugusest isikuomadustest. Aga noh, võiks tuua kas või humaanmeditsiini poolt ühe näite, et mul on üks suhteliselt lähedane sugulane, kes on ühe kliinikumi osa juhataja, teaduste doktor, oli vahepeal Rootsis ühe kliiniku juhataja. Tema õpingute ajal alates päevast 1 ei olnud ühtegi päeva töötamata. Ja täna on ta doktori kliinikumi juhataja. Nii et ta on väga palju kinni inimese enda isikuomadustest ja noh, mitmetel juhtudel võib ju öelda, et õpi kiiremini, aga paljud ei suuda õppida kiiremini ja paljud ei ole niimoodi oma aja planeerimise peremehed, et nad saaks teha tööd ja saaks õppida korraks, nad väsivad lihtsalt ära. Ja stipendiumid kindlasti oleks üks variant, aga oleks ka üks variant veel, mida me oleme arutanud siin, võiks olla stipendiaadid. Et keegi põllumajandusettevõte suunab ja nõukogude ajal olid need stipendiaadid. Põllumajandusettevõte, täna on nad eraettevõtted, kõik leiab selle inimese, kelle ta suunab, maksab tema õpingute ajal temale stipendiumit. Tavaliselt nad ei käinud seal samades majandites praktikal, vaid seal oli vähemasti pooled praktikat pidid tegema kuskil mujal, et saada muud niisugust praktilist kogemust. Ja see erinev kogemus on tähtis. Ja stipendiumide, ettevõtte stipendiumide süsteem oleks täiesti niisugune, mida võiks rakendada, mis oleks ka rakendatav, aga seal on üks aga. See on võlaõiguslik leping. Ta peab pärast kindlasti seal siis kas 5 aastat või mis iganes number aastaid siis pärast töötama, pärast lõpetab selles ettevõttes. Muidu maksab sellele ettevõttele tagasi. Aga siin on jällegi, meil on olnud juttu üliõpilaskondade liiduga sellest asjast ja seal on vastuseis sellele asjale. Et vaat siis on see vabadus kaob ära, et mina nüüd lõpetan ära ja siis ma tahan olla täitsa vaba kui lind, teha oma diplomiga, mis ma tahan. Aga kui keegi on sinna panustanud sinu nimel, siis sul tekib kohustus. Et see on üks variant, kuidas saada neid õigeid inimesi ja saada neid ka lõpetada. Sest need, kes näiteks, siin on palju juttu olnud ka välistudengitest, kes ingliskeelsete õppekavadel õpib. Nende väljalangevus on kordades väiksem. Ja just tänu sellele, et neil on kohustus. Sellele, et nad on seotud oma kas siis rahastajaga, aga nad teavad ka, mille pärast nad seal teevad. Mitte nad ei ole lihtsalt ei tule lapsepõlve pikendama, et äkki mulle meeldima või hakkab meeldima see eriala. Nad ei tule selle pärast, nad on väga kindla suunitlus. Ma ei ole seda statistikat kuulnud, aga võib-olla niisugune mulje jääb mulle, et need välisüliõpilased ja paljud, kes tulevad Soomest, nad ei ole sellised esimese aasta üliõpilased. Nad on teinekord mitu korda proovinud, kas seal Helsingi ülikooli sisse saada, et nad on vähegi küpsemad inimesed. Ja minu küsimus on, et kas pärast keskkooli lõpetamist niisugune vaheaasta võiks olla kasuks loomaarsti tudengile? See vaheaasta peaks olema siis kindlasti seotud kas siis maamajandusega mingil moel või veel parem kui loomakasvatus või veterinaariaga. Siis ta nagu
suubuks palju pehmemalt siia erialasse sisse. Niisama kuskil poelaos vaheaastat tehes ei saa küpsemaks veterinaaria õppimiseks. Ja häda on selles, et see, noh, need gümnaasiumi teadmised, mis on vajalikud veterinaaria õppimises, olgu siis keemia, et asjast üldse aru saada või ka füüsika või matt, et need hakkavad ju kustuma tasapisi, kui me lähme neid vaheaastaid tegema. Aga nendel Soome tudengitel või ingliskeelsetel tudengitel, kes tulevad pärast mitmeaastast proovimist näiteks Helsingi ülikooli, nad on kogu aeg hoidnud ennast nagu kursis asjad. Ja et nendel on see eelis, aga nii kui me laseme neid vaheaastaid eriti pikaks veel, siis seda raskem on tulla tagasi ja seda raskem on tegelikult ka õppida. Olgem ausad, sest ma vaatan minu enda kursusel, kes me lõpetasime 1978, oli nüüd kõige, ta oli kas 12 või 13 aastat minust vanem üliõpilane, kes astus sisse ja oluliselt raskem oli temal õppida. Sest lihtsalt see omandamiskiirus langeb ära, tas sai küll väga hea loomaarst, aga ikkagi väga palju raskem oli õppida. Nii et mida kiiremini see otsus lõplikult saab tehtud, et õppida veterinaarmeditsiini, seda kergem on õppida. Aga seal peab olema ka, ütleme, see tahe ja need isikuomadused, et sa suudad tõepoolest tulla toime selle stressitasemega, mis tegelikult veterinaarmeditsiinis on loomaarstidel. Sest see on väga kõrge see stressitase ja see on alati olnud nii, ükskõik mis riigikorda me siin vaatame. See on ikka tõsiselt kõrge. Isegi siis, kui sa oled harjunud, ütleme, selle sama otsuse tegemisega elu ja surma kohta, ka siis on raske ikkagi. Et ega see, kas sa elad teda sisse või välja, seda ju inimesed on erinevad. Väga paljud elavadki sisse, nad ei suuda ennast maandada ja siis nad põlevad läbi ja mida aeg edasi, seda kiiremini nad põlevad ja seda sagedamini nad põlevad läbi. Sest kuna maailm on nii palju muutunud. Kui me siin 1993. aastal rektorina alustasin, aga ka 2007. aastal mina ei teadnud, mis asi on psühholoogia, et seda oleks vaja ülikoolis. Aga nüüd on meil nii üliõpilastele kui töötajatel. Elik see tähendab seda, et tegelikult kogu ühiskonna niisugune suhtluse normid on kuidagi muutunud niimoodi, et nad soodustavad inimestel sellise stressi tekkimist ja sellega mitte hakkama saamist. Seda omal ajal nagu ei olnud, saadi kuidagi ikka hakkama, mis sest, et töötati, loomaarstil ei olnud näiteks tööaega, vaid loomaarstid olid kutseala, millel oli piiramata tööaeg, nõnda nimetatud. Sest muidu, kui sa töölise kutsusid tööle, väljaspool tööaega, siis sa pidid talle akordi maksma. Aga loomaarstil oli piiramata tööaeg, see tähendab seda, et kui väljakutse tuli, siis sa läksid. Ja läksid sa siis, oli see öösel kell 2 või päeval kell 9 või õhtul kell 9, et igal juhul läksid välja ja tavaliselt ikkagi hirm tekib, see on klassika, et hirm tekib loomaomanikul reede õhtul, kui nädalavahetus on ees tulemas ja reede õhtul ta just ootab, et äkki kella 9 ikkagi paraneb veel, loom saab terveks. Aga vaat mitte ei parane ja siis ta helistab loomaarst, ütleb, tead, mul siuke mure, eks ole, et nüüd on vaja äkki abi. Ja see on klassika ja see on ka läbi aastakümne. Jah, see on klassika. Jah, see hirm paneb õhtul helistama. Vaid mul on siin saates selline traditsioon, kus eelmine külaline esitab küsimuse järgmisele külalisele teadmata, kellele ta selle küsimuse esitab. Ja see küsimus, mis esitati sulle, kuigi ma arvan, et seal oli ikkagi väike lootus taga, et äkki sina oled see järgmine ja mul on hea meel, et see ka niimoodi õnnestus, aga küsimus on, kui sa oleks peaminister, millised on need 3 ettepanekut, mida sa valitsusele teeks? Esimene ettepanek on see, et korrastada sotsiaaltoetuste süsteemi. Ja mind on kasvatatud
niimoodi, ma põhjendan selle ära, mind on kasvatatud niimoodi, et inimene, terve inimene, täiskasvanud inimene ei pea saama ühtegi senti ilma tööta. Teed tööd, saad tasu ja kui sa oled kas puudega inimene, oled sa laps või pensionär, vaat siis on sul see õigus saada. Sotsiaaltoetuste süsteem meil on aina kasvav ja inimesed liiguvad juba selles suunas, et odavam on mitte tööl käia, kui tööd teha. Teine asi on see, et ma lõpetaks maksude näperdamise ära. Ja kolmas asi on see, et usaldada ettevõtjaid. See usaldus ettevõtjate suhtes on nagu minu arvates viimasel ajal langenud ja põhimõtteliselt peaks ettevõtjaid usaldama, sest tänu ettevõtlusele, ükskõik on see siis põllumajandus, veterinaarmeditsiinis, mingi puitmaja ehitus, tänu nendele on töökohad ja tänu nendele on ka maksud laekuvad. Nii et ettevõtjate usaldamine on eelkõige vajalik. Võib-olla on nüüd see järjekord mul vale, mis ma nüüd ütlesin, et 3 asja, aga need 3 asja peaks olema tehtud ja ma arvan, et siis jätkub raha mitmele muule asjale. Nii et. Suurepärane. Aitäh sulle, Mait, selle aja eest. Aitäh, Julia, ja ma loodan, et võib-olla keegi kuulab ja vaatab ja mina olen alati kättesaadav sealt samast, kus ma kogu aeg olen olnud. Väga huvitav. Ma kujutan ette, et kõik teie, kes te olete neid saateid järjest kuulanud, vaadanud, siis te olete ka märganud, et väga paljud tippjuhid räägivad kogu aeg võrdsusest ja sellest, kuidas mitte keegi ei ole kõrgemal kui teine ja isegi Eesti riigi president on selle analoogi välja toonud. Kuidas see sinu elus on? Mis sa arvad, kas sellel on tõepõhi all või sul on teistsugused kogemused? Meie näeme juba järgmisel korral.